Räägime täna sellisest teemast nagu inimese ja Jumala vahelisest suhtest. Õigemini, kuidas inimene, kes ei tunne Jumalat, kuidas ta võiks üldse Jumalaga suhtesse astuda täiesti esimesel korral ja temalt midagi küsida? See on selles mõttes huvitav, et me kõik mõtleme, et Jumalaga suhtlemiseks on vaja mingisugust protokolli. Kui sa asjadest juba rohkem teadlikul oled, siis loomulikult sa taipad, et ongi olemas selline protokoll, loomulikult, iseenesest mõistetavalt on. Aga kui sa ei tea midagi, siis ka selle jaoks on olemas protokoll, mis välistab kõik protokolli. Ja selles mõttes Jumal ei ole mitte ainult valitseja ja kuningas, vaid ta on isa, ta on kõigi inimlaste isa. Ja nagu minu meelest Teedi Tüür väga fantastiliselt on öelnud, et ta ei suhtle oma lastega mitte ainult oma ametnike ehk kardinalide ja piiskopide ja paavstide ja preestrite ja kõige selliste ja pastorite kaudu, vaid ta suhtleb oma lastega oma vaimu kaudu, vaikse häälega nende südames. Ja piibel õpetab meid selles asjas, et kui meid tõmbab Jumala suunas, kui meid nagu meie silmad hakkavad nägema seda, et see meie ümbritseva elu seletavad võrrandid, need asjad, meie loogilised struktuurid meie peas ja meie südames, mis seletavad seda, mis meie ümber on ja meid endid, ei klapi, tähendab. Ja et nad on väga viltu, et nad on väga puudulikud. Ja me saame aru, et me oleme nagu maha maganud elevandi oma elutoas ühel või teisel viisil. See on ka Jumalast. Et see, et meil tekib huvi Jumala suhtes, et meil tekib huvi vaimsete asjade suhtes, see on juba Jumala töö meiega. Ja esimene asi, mida me peaksime ütlema, et on Uus Testament ütleb, et Jumal on kõigi inimeste hea tegija. Ja kiri ütleb seda, et ta laseb oma päikese paista ja vihmasadade õigete ülekohtustele, mis tähendab seda, et ta ei ole limiteeriv hea tegemises. Ja kui ta ei kuuleks kurjade, patuste, tänamatute, halbade inimeste palvet, siis ei istuks ei mina ega sina täna siin. Sest me kumbki ei ole alustanud headena ja me ei ole alustanud suurepäraste ja kenadena, eks ole. Me oleme kõik tegelikult kunagi olnud õnnetud, nohikud, möödapaneme, eksijad, ühes või teises sõltuvuses või ahelas kinni ja nii edasi. Ühesõnaga, minu elus on olnud aega, ma pole tahtnud teada Jumalast midagi. Mul ei ole jätkunud tema jaoks ei aega ega huvi ega mitte midagi. Ja muud sellised asjad, nii et me tegelikult võiksime siin välja öelda, et me julgustaks inimesi paluma. Jumal kuuleb palveid. Jumal kuuleb kõige lihtsama inimese palveid. Ta kuuleb lapse palveid, ta kuuleb täiskasvanu palveid ja ta kuuleb neid palveid, mis tulevad südamest. See on täiesti okei paluda Jumalat, Jumal, kui sa oled olemas, vasta mulle, näita mulle kuidagi, anna mulle mingi märk või kuidagi lase see või teine asi korda minna. Ma just ütlesin ühele mehele, kes absoluutselt on, ta matemaatik ja nii edasi, tema ei usu midagi. Tema naine on usklik, aga mees ise ei usu mitte midagi. Ma ütles naisele, et ütle oma mehele, et ta küsiks Jumalalt ühe märgi. Et kui sa oled olemas, las siis see või teine asi läheb nii. Ja nüüd ta pani selle märgi. Esimene asi läks nii. Mees ütleb, et see ei ole võimalik. See ei ole võimalik, see ei saa nii. Ma ütlesin, et see on algus. Et oota aga, pane teine märk, vaata, mis siis saab. Ja muud sellised asjad, nii et me võime rääkida, me võime küsida. Kui meie küsimus ja huvi on siiras, meie lähenemine on aus ja ehtne, meile vastatakse. Ma tean, et Jumal on väga-väga huvitatud inimestest, ta on igast inimesest väga huvitatud ja ta ei ole seotud protokolliga. Ta tuleb inimeste ellu, kes ei ole teda otsinud. Ta annab ennast kätte inimestele, kes ei ole tema vastu isegi huvi tundnud, avab ennast neile. Ja teinekord ei ole kätte saada nendele, kes teda väga otsivad ühel või teisel viisil, sest et nad kas pingutavad oma otsimises ühel või teisel viisil üle või usuvad oma otsimisse hirmsasti rohkem kui sellesse, kes ta on ja mis ta on. Et niisugused väga kanged pingutused sellel alal ei kanna väga hästi vilja. Et siin tuleb pigem nagu lõdvestuda ja kuulatada, kus ta liigub ja siis suunata nagu ennast sinna poole, kus teda leida või kus teda on tegutsemas näha. Minna sinna, kuulata, nuusutada, mis seal on. Ja samas omaenda kodutuba on väga hea koht temaga rääkimiseks. Omaenda kas või tualett on väga hea koht. See on koht, kus inimene on üksi. Jumal ei ole üldse mingisugune selline tegelane, et tal oleks kuidagi mingisugune kompleksi küsimus ees. Ta ei ole üldse selline. Ja ta kuuleb palveid, nii et selles mõttes ma tohutult julgustaksin iga inimest paluma.
paluma abi, paluma tarkust, paluma mitte seda, et naabril vihmavari kõhus lahti läheks, aga paluma juhatust endale, paluma silmi näha asju nii, nagu Jumal näeb, näha asjade taha, näha asjade tegelikku olemust. Et paluks, et Jumal puudutaks mind, et ma näeksin nii, nagu tema näeb, ma mõistaksin nii, nagu tema mõistab. Et mu süda juhitaks õigele teele, et ma kohtaksin õigeid inimesi, et ma kohtaksin õiget materjali, tutvuksin õigete materjalidega, sest isegi õigeid asju võib esitada vales, kas või näiteks niisuguses ülireligioosses vormis, et sul jääb see kurku kinni. See on õige asi küll, aga see on niimoodi esitatud, et see ei ole söömiskõlbulik, ütleme niimoodi, ta ei ole tarbitav. Ja siin ma pean kindlasti ütlema, et Jumal ei ole ka seotud kindlasti ühegi niisuguse välise kirikliku struktuuriga. See on omaette teema, me räägime sellest mõni teinekord, aga selles mõttes, et nendel struktuuridel ei ole Jumala monopoli. See on väga tähtis teada. Et nagu me ütlesime alguses siin Teedi Tüürile viidates, et Jumal ei ole mitte ainult valitseja ja kuningas ja kõige omanik, mida ta niikuinii on, aga ta on isa eelkõige. Ta on isa. Isad ei suhtle protokolli alusel, isad suhtlevad armastusega. Isad reageerivad sellele, kui laps ei oskagi oma vajadust või muret väljendada, isa reageerib sellele. Ma ei kujuta ette, et sinu tütar tuleb koju ja ta on täiesti šokis millestki. Ja sa lihtsalt ei tee üldse mitte midagi. Võib-olla ta ei oskagi rääkida, mis taga juhtus või ühesõnaga ta ei ole võimeline võib-olla rääkima või tal ei ole sõnu selleks, et väljendada, mis juhtus. Aga ma tean kindlasti, et sa võtad kohe aktsiooni ette ja sa suudad mõista, sa viid selle asja nii kaugele, et see laps saab avaneda ja ta saab oma mure sulle ära rääkida ja see asi jookseb lahti. Et see on täiesti kindel. Samamoodi on Jumal teeb meiega tegelikult, et me oleme siin õppimas midagi ja ta kuidagi soovib, et me julgeksime suhelda. Ja nüüd on ülioluline, on veel üks punkt selle juures. Jumal andis oma poja, Jeesuse Kristuse. Ja see, ta on antud just selleks, et meil oleks inimese kujuline ja inimese nagu olemusega vahemees meie ja Jumala vahel. Kui me võrdleme inimliiki, olendite liiki ja Jumala liiki, siis nende asjade vahe on meeletu. See vahe on nii suur, et seda on isegi sõnadesse raske öelda. Aga ometigi mitte nii lõpmatu, sellepärast, et me oleme loodud tema kuju järgi, tema sarnaseks. Aga siiski meil on vaja vahemeest, kes võtaks selle tõlgiks ühesõnaga meie igapäevase niisuguse puuduliku olemise, tõlgiks sellesse ligipääsmatu valguse, pühaduse ja puhtuse olemisse. Nii-öelda kuidagi viiks need kaks kokku, mis on väga raskesti ühendatavad või ei ole üldse ühendatavad. Niisugusel kujul. Ja et selles mõttes on väga oluline teada, et meil on eesõigus minna Jumala juurde ja meil on seal eest kostja. Meil on meie kujuline, inimese kujuline olend. Jumala üks isikutest, kes võttis inimese kuju, sai meie sarnaseks, kannatas kõike seda, mida me kannatame, oli kiusatud samade asjadega, nagu meid kiusatakse, eks ole. Talle väänati nagu ülekohtuselt ära, nii nagu meile väänatakse ära, eks ole. Talle tehti kõiki sigadusi, mida meile tehakse ja ta ometi püsis puhtana läbi kõige selle. Ja lõpuks ta suri meie eest, lepitus surma, eks ole, ja tõusis üles, et on isa juures meie esindaja. See on siis kõigi inimeste esindaja, teda nimetatakse uueks Aadamaks, mis tähendab, et tema juurde saavad tulla kõik inimesed, ilma rahvuse, rassi või mis tahes muu tausta piiranguta. Ükskõik, mis sa oled teinud, ükskõik, kes sa oled, ükskõik, mis vormis sa oled. Nii et sa võid tulla ja sa võid rääkida. Ja selleks piisab ainult öelda, isa, ma tulen sinu juurde Jeesuse nimel, sinu poja Jeesuse nimel, kõik. Ja sind võetakse kuulda, sul on kuningas audients. Ja siis räägi oma asi ära. Lihtsalt räägi oma asi ära. Mina julgustaks inimesi palvetama ammu enne, kui nad lähevad mis tahes muu kiriku või muu asja juurde. Nad peaksid palvetama kõigepealt isa. Aga paluma aukartuses ja paluma teades, et ta on kuningas. Ja paluma sooviga mõista, paluma sooviga alluda. Saama nagu lasta Jumalat endasse. Mitte paluma sooviga üritada Jumalat panna tegema seda, mida mina tahan. Et kui inimene üritab palvet või midagi niisugust rakendada oma teenistusse, et ma siin vaikselt nukerdan ja luban Jumalale seda ja teist ja panen Jumala kavalasti tegema seda, mida mul vaja on, siis sellised kombinatsioonid tavaliselt ei õnnestu. See on, ütleme lihtsalt, see on lihtsalt ajaraiskab, et see ei vii siia. Aga see, mis on siira nagu mõttega öeldud ja räägitud ja mis on edasi antud niimoodi, kus inimene hüüab Jumala poole, ta igatseb abi või väljapääsu või midagi muud niisugust, igal juhul tuleks rääkida. Ja mis siis, et ei saa aru, mis siis, et ei ole kursis, mis siis, et ei ole ühtegi mingit tausta, mitte midagi, küll see kõik tuleb. Kui sa oled selle Jumalaga kontaktis, siis see Jumal vastab sulle ja ta hakkab sulle rääkima sinu enda südames.
võib küsida, mis häälega, eks ole, või kuidas, ma ei kuule ju midagi, nagu sa ütlesid, kas ma tundun endale idioodina, kui ma räägin kellegagi, keda ei ole olemas. Tead, aga meie maailm on täis asju, mida me ei näe, aga mis on sellest hoolimata olemas. Miks on see nii väga raske ette kujutada, et on olemas keegi, keda me ei näe, on olemas teised reaalsused, on olemas, ei tea, igasugust 100 asja on olemas. Meie oma füüsika on täna avastanud nii palju, et me täna absoluutselt ei saa enam milleski kindel olla, mida me näeme, et see on ikka see, mida me näeme, eks ole. Me teame, et see kõik on suur näilikus tegelikult suures osas. Paljud väidavad täna, et maailm on tegelikult hoopis kahemõõtmeline, et kolmemõõtmeline on lihtsalt projektsioon või illusioon. Et see on veelgi hämmastavam, eks ole, et see nagu täielikult lõmastab meie ettekujutuse sellest, mis tegelikkus on. Et ma sellepärast muretseksin vähem, aga ma muretseks sellepärast rohkem, et mu kavatsus või soov suhelda oleks õige. Et ma saan Jumala juurde tulla, igaüks saab Jumala juurde tulla ja selleks Jeesus tuli, et sa ei peaks minema ühegi kiriku läbi, ühegi preestri kaudu, sul ei ole mitte kedagi vaja. Sa võid minna otse Jumala juurde. Ja see on üks tohutu saladus. Nüüd, kui sa oled Jumala leidnud, siis esimene asi, mida ta teeb, ta juhatab sind oma sõna juurde. Kindlasti. Sest tal on olemas mingid struktuurid, mõisted, on olemas tõed, postulaadid, mida sa pead teadma. Nendele on kogu olemine rajatud. Sa ei saa niimoodi lihtsalt ignoreerida seda lõpmatult. Kõige esimene on kontakti loomine ja siis ta viib sind sõna juurde. Ja siis algab see protsess ja varem või hiljem see kõik viib sind ka inimeste juurde, kes on selle sama protsessi läbi. Ja siis on juba täiesti ükskõik, et kas sa oled nüüd selles osaduses või teises osaduses, kas sa oled selles kirikus või teises kirikus või koguduses või oled sa mingis muus rühmas, see on nüüd tehniline üksikasi. Aga küsimus on selles, et lõppkokkuvõttes sinu suhe Jumalaga ei käi läbi selle grupi või kiriku, vaid ta käib otse. Ja see on kogu asja mõte. Ja siin on nüüd võib-olla kõige suuremad käärid, sest kirik on tegelikult õpetanud vastupidist. Et sinu suhe Jumalaga käib läbi kiriku. Ma näen, et Piibel ei ole sellel seisukohal. Piibel ütleb, et kirik on kirik nii palju, kui ta järgib seda, mis on Jumal öelnud. Ja see sageli on väga keeruline. Ütleme selles mõttes mõista, kui palju ta järgib, kas ta üldse järgib. Mõned ei järgigi. Mõned kirikud on lausa Piibli kõrvale visanud, öelnud, et see on kena lugemine, aga meil on palju tähtsamaid asju. Et ma oleksin selles suhtes ettevaatlik jällegi. Et kogu selle asja aluseks on see, et me saame suhelda Jumalaga. Mitte niimoodi, et me peaksime kõik kõrvale viskama, ütlema, et me teame kõike paremini, et mis sa siin mingi piiskop või pastor või kes sa siin oled või preestri, sa oled ka niisugune see või teine. Ei üldse, see oleks ülbus, see oleks rumalus. Milleks sellel ei ole mingit mõtet, see ei vii meid kuskile. Aga öeldes, et hea küll, et ma ei tunne struktuuri, ma ei tea, ma olen mänguväljal, millest ma midagi ei tea, aga ma siiski respekteerin seda ja olen õppija, olen see, kes tahab teada. Ja kui see on, kellega sa räägid, on olemas, ta vastab sulle. Kiri ütleb, ta vastab sulle, ta kuuleb vaeslapsi, ta kuuleb lesknaisi, ta tuleb õnnetuid ja kuuleb ka õnnelikke. Kuningas vajab temaga rääkida, täpselt samamoodi nagu kõige viimane kerjus. Nii et selles mõttes ta on haaranud endasse kõik inimesed, sellepärast öeldakse Kristuse kohta, et ta on Aadam. Ta esindab kõiki inimesi ja sellepärast tema juurde võivadki tulla kõik inimesed.